Ma siis võtan esimeseks. Jah, võta. Heidi kuulas kunagi külmavärinat esimest saadet ja siis avastas, et oli aeg, kui tema võis alustada saadet. Aga praegu me oleme teises maailmas ja neist kahest loost, see teine jõuab kindlasti ka teieni, sest et see on tehtud, aga ma mõtlesin, et ma räägin ühest loost, mis toimus 95. aastal siinsamas. Me oleme, eks ole, praegu siin Rüütli tänaval, tegelikult aru pole küll saada, sest et siin elu on nii palju muutunud, majad on ette ehitatud, aga Rüütli ja Küütri tänava ristmikul, mis on suht seal, kui ma nüüd ei eksi, oli siis september, 5. september aastal 95 ja seal asus üks kauplus. Praegugi võib-olla, aga igal juhul need kaupluse müüjad vaatasid, et poest tagaruumis laest tuleb sellist kahtlast vedelikku, punast. Punane kahtlane vedelik. Punane kahtlane vedelik, mõtlesid, kurat, äkki on veri. Ja helistasid igaks juhuks politseisse ja tuligi välja, et tõepoolest oli veri. Ja nõnda siis kriminaalpolitseinikud sisenesidki Rüütli 8 majja, läksid teisele korrusele, lõid ukse lahti või murdsid või ma ei tea, mis nad täpselt tegid, aga sisse nad said. Silitasid ukse lahti. Silitasid ukse lahti. Niimoodi. Seesama avaneb. Puhusid nagu. No nagu 90-ndatel Tartus ikka oli, et siin puhuti ja silitati, et siin ei olnud ju ühtegi kriminaalsust. Aga igal juhul põrandal vereloigus vedeles siis 37-aastane korteri peremees, kelle nimi oli Artur Kelle. Kelle Artur? Kui ma selle loo leidsin, ma leidsin seal jällegi Facebookis on väga palju tänuväärseid gruppe, mis on pühendatud ajaloole ja siis keegi kommenteeris selle all, et tõenäoliselt läks niimoodi, et naaber koputas ja küsis, et mis su nimi on Artur Kelle, mis su nimi on Artur Kelle, mis su nimi on Artur Kelle, et võib-olla läks niimoodi. Aga igal juhul teda oli siis väga lähedalt tulistatud pähe ja tõenäoliselt isegi kontaktlask, aga kuna ei leitud revolvrit, siis tõenäoliselt siiski mitte enne seda. Äkki ta sai sellepärast selle kuuli pähe, et ei suutnud seda täisnime välja öelda. Mis ta täisnimi võis olla? Kellemets, Kellemaa, Kellington. Ilmselt Kelle ei olnud piisav. MacArthur McKellington. Igal juhul, aga tema taust oli kohutavalt huvitav. Enne seda siis, kui ta septembris õnnetult oli, no ütleme hukatud, olgem ausad, oli ta, tähendab, see mees oli siuke, et tal oli mitu firmat, aga üks mu lemmikuid, mis oli tema põhifirma, kandis nime aktsiaselts Fantoom. Ja see Fantoom tegeles, juba Nubla ajal ta tegeles sihukeste machinatsioonidega, aga siis kui krooni aeg tuli, hakkas ta seal ikka siis kroone vahetama, ostis kulda ja hõbedat kokku ja antikvariaati ja no igast siukseid asju tegi. Ja pakkus suurepärast laenu eraisikutele ja ma ei tea, kas me teeme korraks küsimuste-vastuste vooru, aga mis te arvate, mis võis olla see protsent, mida ta pakkus eraisikutele laenu katteks, et eraisik annab talle laenu ja ta maksab tagasi teatud protsendiga. Ma teen šoti välja sellele, kes läheb kõige lähemale. Ma võin pakkuda. Ma tahaks 200 000 või? 400. 200, palju sa pakud? 400, nii. 660. Ülo saab šoti, sest et õige vastus oli 40–70%. Ja tema siis paugutas selliste laenudega oma aktsiaselts Fantoomiga. Lisaks sellele ta võttis võlgu, ta andis võlgu, ta oli tohutult ka ise võlgu. Ja need politseinikud, kes siis seda asja uurisid, ma tsiteerin, ütlesid Eesti Päevalehe. Tapetu oli kahtlemata väga huvitava elulooga inimene. Ta oli ise paljudele võlgu ja samas ka suuri summasid välja andnud. Raha laenamine on ohtlik mõlemat pidi. Ja siis need inimesed, kes teda nagu tundsid, teadsid rääkida, et varem oli ta olnud siuke veoautojuht. nagu see 90-ndatel on, et seal ühel hetkel veoautojuht, järgmisel hetkel on seal aktsiaselts Fantoom. Sa annad 70%-ga laenu või võtad, ühesõnaga, ma ei tea.
Ja siis oli ta seotud veel 2 aktsiaseltsiga, millest ühel oli ka suurepärane nimi, see nimi oli Võlur, mis võiks olla meie firma nimi, kui me selle teeme ükskord. ei, ma mõtlen midagi paremat välja. Nossov on ka välja pakkuda. Fantoom. No Fantoom, jah. No aktsiaseltsi me ei tee, OÜ Fantoom. Igal juhul, jah, päris rõõk alguses ta juba siis Tartu kesklinnas avas valuutavahetuspunkti ja sellega ta siis jätkas. Tegeles ka kollaste kaartidega, mis oli ka sellel ajal sihuke teema. Ja laenude katteks pakkus ta siis kinnisvara, aga selle kinnisvaraga oli see väike probleem, et seda ei eksisteerinud tegelikult. Ja siis ta selle laenatud raha paigutas erastamist sinna väärtpaberitesse. Ehk siis üritas kõike nagu 90-ndatel aktivistid üritasid. Aga mis tegi Artur Kelle väga huvitavaks peale selle nimi, et tal oli sihuke nimi, peale selle, et tal oli sihuke nimi, oli see, et ta oli augustikuus oli ta olnud siis psühhiaatriahaiglas ravil. Ja ta oli kõigepealt alustanud sellist parteid nagu teoinimeste partei. Ja siis, kui ta psühhiaatriahaiglast välja sai, siis ta tegi sellise asja nagu kristlik marksistlik liit. Mis aga juhtus seal? Ma ei tea, aga ta hakkas piibleid kokku ostma ja ta levitas veel nii selle 70% kallima hinnaga. Kuule, see oli nagu see, vaata, vahepeal oli see, kõik need arvasid, et tuleb see rapture on ja lähevad taevasse ja siis mingi tädi ostis kokku piibleid ja kirjutas sisse neid sõnumeid nendele, kes maha jäävad. Et umbes, et sorry, et sa maha jäid, aga sul on veel võib-olla kunagi võimalus. Ta tegi umbes seda, ma arvan. Ja siis ta levitas mingit manifesti ja siis ma otsisin veits, kas nad olid nagu päris parteid või liidud, aga ei olnud. See kestiski see suvekene 95, kui tal midagi juhtus, kui ta seal otsustas, et ta hakkab siis ühiskondlikus elus osalema. Nii et siis ta ostis neid piibleid kokku ja siis ta võttis Vene kodakondsuse. Nii et Vene kodakondsusega Artur Kelle, ta kurtis, et tal on probleeme Vene maffiaga. Mis võib-olla oli siis kuidagi tema peas siuke nagu loogiline, et teeme kristlik-marksistliku liidu, ostame piibleid kokku, vana hea nõukaaeg armastas ju piibleid ja siis võtame igaks üks Vene kodakondsuse, kui Vene maffia tuleb, siis ma olen venelane. See uue perekonna nime ka siis või? Artur Tšivova, võtta, mis ta oli siis? Ma ei tea, kuidas see käib, aga... No igal juhul. Artur Hu. Niisiis hakati siis agaralt uurima, et mis see teoinimeste partei asutaja siis üldse nagu teinud on. Investeerijad olid väga ärevil, raha oli palju antud talle ja kõik need politseinikud, kes siis seda mõrvalugu uurisid, ütlesid, et tegelikult tal oli veits nagu, kõik nagu nüüd ummikusse jooksnud, sest et tema kohta oli ka mitu kelmuse sükest kahtlust nagu või uurimist juba algatatud. Ja ta ise oli siis öelnud, et laenude tagasimaksmine ei õnnestunud teps mitte nii hästi ja firma olevat peaaegu pankrotis. Mida me nüüd praeguseks ei tule suure üllatusena. Siin samas nurga peal, ma tahan öelda ennast. Kui te nüüd lähete täna siin koju, siis Artur Kelle olid olemas. Nii, igal juhul. Tal oli siis kelmuse paragrahvi järgi 2 krimmassi algatatud ja poole rahast olid ikkagi võlgnikud selleks hetkeks kätte saanud. Ja Tartu politsei abiprefekt Jaan Vadi, kes siis seda asja uuris ja oli siis Arturit küsitlenud enne kogu seda mõrva, et mil moel see nagu, kust see raha tuleb, sul kuule mees ütle. Ja siis tsiteerin, Jumal tasub. Ja siis Vadi ütles, et uurisin, kas võlausaldajad ei saa äkki nagu pahaseks niimoodi ja siis Kelle oli vastanud rahulikult, Jumal aitab mind ka selles osas. Nii et tal oli suur usk, aga niimoodi see oli, et ta seal verelõigus lõpetas. Võlgu oli ta umbes 250 000 krooni umbes 40 inimesele. Kas see nüüd on intressidega või ilma? Ilma intressideta ja see veerand miljonit 95. aastal. 95, mina ei mäleta, ma olin 11-aastane, ma mäletan, et võib-olla Viguri krõpsupakk maksis kroon. Ma olin 7, ma sõin mingeid neid kreemiga küpsiseid. See oli umbes veerand miljonit krooni, ma arvan. See oli umbes nii, jah. Ja. No siis sa tead, sa tunnetad. Sa küsisid intressi ka veel. Sa maksad seda intressi praegu kolesterooliga tagasi. Ja lisaks oli ta Tallinnas siis ka väike üürivõrd, väike 5500 krooni. Aga 20. novembril siis Artur Kelle mõrva menetlus peatati, sest et ei suudetud tabada ja lisati veel, et see ei tähenda, et mõrva uurimisega edasi ei tegeleta.
Et kui selgub, et kriminaalosja raames on vaja viia läbi uurimistoiminguid, siis uuendatakse menetlust krimmasjas kohe. Aga tundub, et siiski selle kummalise Artur Kelle mõrtsukat ei leitudki. Ja kui üldse nagu ma ütlesin, et ma veits uurisin registreid ja poliitika ülevaateid, et siis seda liitu nagu kuskil ei eksisteeri, et kuskil erakondades seda ei jõudnud, mingitesse valimistulemustesse seda ka ei jõudnud. Ja et siis tundub, et ta siis oligi siuke miski asi, mis suri koos oma loojaga ja täna, kui ma siia sõitsin, siis ma vaatasin, et ta on maetud Elva kalmistule. Nii et kui keegi tahab minna Arturile panna väikse küünlakese, siis mitte haudi.ee, aga mis on meil kalmistud.ee, sealt siis leiab üles seda. Nii et... Kellele? Ma nägin, mis sa tegid seal praegu. Aga igal juhul, tähendab, muidu tore lugu, aga ma tahtsin, et siin oleks lõpp, see hea lõpp, et me teame, kes kelle tappis, aga me ei tea, kes kelle tappis. Ja niimoodi see lugu lookene läks. Nii et räägi sina, sul vist Kärknast hea lugu. Ja on küll, aga ma vaatan, et see on nõnna pikk, et ma ei tea, kas ma nagu kõike seda jõuan teile ette kanda, aga vaatame, mis saab. Seekord läks siis niimoodi, et Dagmar lubas mul pühalikult astuda tema karjamaale. Marjamaale, ehk siis me läheme aastasse 39. No lähme. Sõjaoht on õhus, kujutlege. Sama, mis meil on olnud viimased 3 aastat. Sama tunne, sama vibe. Ärme seda vibe'i siia praegu. Nii, igal juhul, kui siis ühel kolmapäeva õhtul leiti Tartu lähedal Kärkna raudteejaama juures asuva kaupluse leti tagant tapetuna kaupluse omanik 60-aastane Jüri Kuld. Kuld ja kelle? Nagu Grete Kuld oli. Ei, liiga nagu kelle Kuld. Kelle Kuld. Teeme seda mängu lõpuni välja täna. Ma kardan ka, et... Aga enne kui ma edasi lähen, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma siin üritasin tõlkida neid vanu ajalehti tänapäevasesse eesti keelde 1,5 päeva. Tubli. Aga ma jätsin ta siiski nagu veits tooreks, nii et siin on seda toonast sükast. Ja sa pead seda kindlasti rääkima kõikidele Kikimaalide kuulajatele, sest nad pole üldse kursis. Nad ei ole kunagi kuulnud, mida me räägime. Mis tähendab viinastunud või... Pole kuulnudki, ei mäleta. Nii, igal juhul Jürikese nägu oli siis purustatud haavlilaengust. Kohe alustada. Ja üks tema silm oli välja jooksnud. Super. Kauplus oli suletud olnud juba sama nädala esmaspäevast alates, millest võis siis järeldada, et mõrv sündis juba siis. Ja sama maja teises otsas elas kaupluse omaniku naine, kes oli tollel ajal umbes 45 aastat vana. Ja nendel käis siis lahutusprotsess. Lapsi neil ei olnud. Ja see naine, kes siis sama maja teises otsas omaette elas, loomulikult ei kuulnud mitte midagi. 3 päeva ei märganud, et pood on kinni. Ta suva, ta lahutas. Las see silm voolab, okei. Las see silm voolab omaette 3 päeva. Asi oli nimelt selles, et see naine, ta ei saanud selle mehega hästi läbi. Eksabikaasad ei saanud läbi. Meil on huvitav lugu. Just. Ja seal samas majas elas veel keegi Tisler, härra Laanemets, keda ei olnud kodus. Tema viibis siis maal tööl. Ja kaupluse kõrval pidas Jüri Kuld siis õllepoodi veel. Oleks võinud Kullassepp olla ikka. Ja ta oli ümbruskonnas siis tuntud hästi hea südamliku mehena, kellel polnud mingid vaenlasi. Kuule, oota. Kui keegi küsiks, kas see härra seal on hea südamlik või ei ole, õllepoodnik loomulikult on alati hea südamlik. Tõsi. Aga märkimisväärne oli asjaolu, et mõrvar esialgsetel andmetel ei olnud kauplusest ega korterist midagi kaasa võtnud. Küll aga ühe asja ta võttis ja selleks olid kõik võtmed. Keeras uksed lukku, võttis võtmed minema. Samas päris hea plaan, kui nii mõelda. Ma ei tea. Mõrva avastasid siis Kärkna jaama ülem ja keegi kohalik remonditööline, kes tahtsid minna poes suitsu tooma.
ja kuna nad leidsid poe ikka veel suletuna, näis neile asi kahtlase ja nad murdsid kauplusukse maha, läksid sisse ja neile avanes õudne vaatepilt. Sa vaatad 2 päeva suitsu, 3. päeval nagu mõned selle ukse maha, siis laske mind sisse. Just nii. Mõrvast siis teatati kohe Tartu kriminaalpolitseisse, kus sõitis välja 12 kriminaalametnikku, kes hakkasid siis mõrva uurima. Ma tahan lihtsalt mõelda, 39. aastal 12 kriminaalametnikku sõitsid tõenäoliselt välja. Pooled olid hobustel, osad olid vankritel. Keegi oli võib-olla raudtee peal ja 4 tundi. Vaikselt tulid sipa tappa, kui hobune enam ei viitsi. Ja oluline asi oli selle asja juures veel see, et Jüri Kulla kaupluses tungiti sisse ka siis eelnenud talvel ja seal pandi toime vargus. Ja vargad siis, kelleks oli 2 meest, olid tunginud sisse akna kaudu ja sama teed mööda ka veel lahkunud. Aga võtmed olid alles? Võtmed olid alles tookord. Nii, ja lõpuks siis alustati juurdlust ja selle juurdluse läbi hakkasid hargnema ka mõned niidid. Ja mõrvari isiku kindlaks tegemine näib olevat vaid aja küsimus. Ma ei saa siin nii kaunis kohata. Ei, see on hea. Ma ei suuda, mul on täiesti nagu... Vahetult pärast seda kirjutati. Ja. Ja kõigepealt siis tehti kindlaks mõrvari laskeriista päritolu ja tõi välja, et tegemist oli jahipüssiga ja laeng, millega siis surmati peremees Jüri, kuulus ühele Kärkna talumehele. Ja see laskeriist oli sellelt talumehelt siis mõni aeg tagasi varastatud ja selle varguse kohta talumees oli lasknud ka protokolli koostada. Ja laskeriista nad tegid kindlaks seetõttu, et sellel laengul olid olnud erilised tunnused. Kas siin oli ta nimi peale graveeritud? Ma ei tea, aga ma ei imestaks. Igal juhul sellest oli väga palju abi selle mõrva lahendamisel, mis on tore. Ja ümbruskonna elanikud nägid siis mõrvapäeval seal ümbruskonnas kedagi meest, kes oli seal varem ka liikunud. Ja nähti teda Jüriga näiteks poes leti ääres istumas, koos õlut rüüpamas. Ja oletused, nagu oleks peremees surma saanud mõne jahimehe püssi õnnetul lahti mineku läbi, peaksid langema ära, sest jahihooaeg ei olnud siis veel alanud. Eriti õllepoes. Ja nüüd tuleb tähtis info. Okei, ma püüan vaitale. Ma võtan kohe kätte selle. Välja arvatud jaht tetredele. See oli tähtis, sest et... Ei kuulnud nägi välja nagu teder kaugelt vaadates. Ära ütle nii surnu veel. Sa oled tedre perset näinud. Vaata, ta on juuksed, või mitte juuksed, vaid suled on niimoodi tagant. Sa ei tea, milline ma ei ole näinud. Ma saan aru, et see loodusmuuseum kõik aga ühesõnaga, siis sa tead ka seda, et tedrejahti peetakse hommikuti. Seda ma ei tea, aga nad ei, selles mõttes jah, et vara hommikuti nad peavad pulmatantsu. Aga jahimees... Nemad on hommikuseksijad. Mitte kõik ei ole. Ma ei taha teada seda tegelikult, aga okei. Igal juhul keegi ei uskunud seda, et see võis olla mõni jahimees. Nii et väga hea. Nemad arvasid kõik, et kuna mehe surma jäänud varjab, siis järelikult on tegemist mõrvaga. Lisaks veel leiti letilt valge paber, mis oli pandud verepritsmete peale. Vaat kuidas asitõendeid peita nagu. Võtad A4. Tegelikult nagu te ei tea, mis siin laua peal tegelikult on. Seda pole olnud. Ja põhimõtteliselt selle paberi peal oli siis asetatud niimoodi õllepudel. Et nüüd on safe, nüüd keegi ei vaata sinna alla. Aga võib-olla see oli see, nagu vaata see Amityville'i see case oli, et ta praadis endale peekonit seal veel ja tegi igast värke, et võib-olla lihtsalt tal oli vaja pärast väike kõrtirlimpski. Ütleme nii. Okei. Nii, lähemal juurdlusel siis langes kahtlus tapmises Johannes Saumannile, keda oli siis Kärkna ümbruses nähtud, kuid kes hiljem oli jäljetult kadunud. Ja kuna temal ei olnud kindlat elukohta, siis ei teatud teda ka kuskilt otsida. Minu mõist geniaalne plaan jälle. Tahab mingi jamaga hakkama saada, nagu lihtsalt... Ole kodutu. Keegi ei leia üles nagu absoluutselt. Ja Pühade eel läks siis kriminaalpolitseil korda tema kohta teateid saada.
et siis keegi ta märkas teda. Alati keegi kuskil näeb. Ja ma tahan nüüd teha ka küsitlusringi, kes pakub lähemale, kust kohast politsei uurijad selle härra Johannese leidsid. Nagu koha nimi või? Nagu ta oli maja, see on suur talumaja, jada. Mis kohad seal on, kus nad leidsite? Nagu hoone, mitte nagu paiga nimi, vaid nagu hoone. Hoone. No nii, mis on vaja talumaja hooned? Laud, saun. Saun on õige. Kellele me teeme šoti? Jaa, teeme. Šotid lähevad sinna ja sinna, nii. Igal juhul jah, politsei ilmus teda vahistama, kui tema oli parasjagu saunas. Ta oli nagu mitte ei peitnud, vaid ta oli saunas. Ja tema oli siis 47-aastane abielumees. Ilma kindla elukohata. Ja sellepärast, et ta oli naisest lahku läinud, naine elas mujal, neil oli täiskasvanud lapsed, ühesõnaga, whatever. See pole oluline. Naisel oli kindel elukoht. Naisel oli kindel elukoht ja Johannes lonkis ringi lihtsalt niisama püssiga, nagu see võõra varastatud püssiga. Jõiulud, nii. Vot nii. Ja said nad siis kätte ja siis hakkas selguma, et kuulge, et tegelikult vist ikkagi rööviti ka midagi. Näiteks siis poekassast oli mõrvar võtnud kaasa mingisuguse summa raha, mille suurust ei saanud keegi kunagi teada. See tundub nagu härra Kulla enda probleem. Et nagu minu raamatupidaja kirjutas mulle, et sul on mõned tšekid puudu. No see tundub nagu see, et sul on mõned tšekid puudu. Pane kirja. Võib-olla. Ja siis leiti veel selle Johannese käest kaupmehe taskust ära võetud hõbedast uur ja toast kaasa viidud haavlipüss. Samuti saadi Johannese käest Kulla juurest varastatud joppkasukas. Tead, kui väärtuslikud riided olid toona? Ja ma usun, eriti soojad riided. Mis aastahes me oleme? Me oleme nüüd talves otsapidi. Tere hooaeg, jah. Oota, ei ole. Me oleme ikka kevades veel. Märts-aprill peaks olema. Jah, mai. Peaaegu. Mai. No olmust. Vot nii. Igal juhul ei olnud kahtlust, et seekordne kuritöö oli siis Johannesel ette kavatsetud, sest mõrvar tuli poodi esmaspäeval 8. mail juba enne lõunat. Haavlipüss hõlma all ja poes oli ta istunud tükk aega, lastes siis vahepeal poodi tulla ja sealt lahkuda tervel real ostjatel. Ja kui pood oli ostjaist tühi, kasutas ta silmavilku ja tühjendas oma tulirelva kaupmehe pihta. Ja kui ta oli siis poe uksed lukustanud, põgenes ta metsa. Ja metsi mööda ringi lonkides jõudis ta Kudinale, kus tal oli tuttavaid, kelle juures võis ta siis peatuda. Ja seal peatudes ostis ta endale veel mingid relvasi kokku ja ühesõnaga tundis, et nüüd on chill. Aegosta relvasid kokku, okei. Et keegi mind nagunii ei leia ega kahtlusta. Mida rohkem relvi mul on, seda vähem mind kahtlustatakse. Jah. Ja siis kuna ta tundis, et nüüd on chill, siis ta mõtleski, et ta läheb sauna. On ju, et tahab siin, ma ei tea, mis kuradi pühad seal on, aga et puhta kehaga pühad vastu võtta. Ma ei pea. No mis iganes. No kuskil. Kiriklikud. Ja ta oli pool tundi jõudis mees õnneks saunas viibida. Ma saan aru, et sinu jaoks on see nagu eriti traumeeriv, et saunas sellised asjad juhtuvad. Mida Kristinka jaoks, kes jõudis naapida saunast siia. Jah. Aga korraga oli siis saun ümber piiratud politseinik, kes ta sauna astunud politseiametnik käsutas mehe kohe riietuma. Ei ole siin mingit tilbendamist. On olnud kordi, kui on viidud kalasti ära. Nähes siis, et pääsemiseks pole mingit lootust, alistus mõrvar vastu panuta ja tabatud mõrvar oli eelnevalt kohtu poolt karistatud. Ja küll, kui politsei poleks seda nüüd seekord tabanud, siis oleks tõenäoliselt keegi veel surma saanud selle venna käe läbi. Tõenäoliselt oli nii palju püsse juba. Oota, mul on küsimus väga. Kui nüüd, sina oma selle happepanniga ja kuidas iganes sul on see välja mõeldud, kuidas tapad kellegi. Kui sul on nüüd see hetk, et politsei hakkab sind kinni pidama, kumb on tõenäolisem, et sa annad alla kergemini, kas siis, kui sa oled iholasti või siis, kui sa oled ikkagi riides? Oota, ma teen raskemaks selle. Sa oled riides, aga sul on tohutult palav. Siis, kui mul on palav. Ma ei tea. Ja, täiega. Ma tahaks praegu ka alla anda, aga ma ei anna. Ei, ära anna praegu alla.
nii, aga see jahipüss, millega mõrvar siis selle mõrva läbi viis, leiti politsei poolt ühest küünist heinte alt. Ja härra Johannes ise ütles siis, et tema läks sinna kullapoodi, kulla õllepoodi ja püst läks nad kogemata lahti. See võis vabalt olla nii ju. Ainuke, kelle kirjeldus see on, et ta lihtsalt istus seal ja ootas ja kõik teised olid ära. Siis, kus me teame? Äkki ongi kogemata siin. Johannes. Ei, mis Johannes? Härra Kuld, mul on see püst. Vaata, mul on see püst. Kogemata. Mul on see püst. Võis olla nii. Kujutad ette viimased sõna, mida keegi kuuleb. Tahad midagi huvitavat näha? See oleks nii hull. Igal juhul Tartu Valga prefekt siis karistas Kärkna mõrvarit Johannes Baumanni Tartu vangimajas. Mis ta karistuseks sai, ma ei leidnud üles, aga tuli veel üks tore asi välja või jutumärkides või ehk siis siuke vend nagu Arnold Melissaar oli sattunud samuti Tartu ringkonnakohtu süüpinki ja ka tema oli seal varem viibinud varguste eest. Ja seekord süüdistati Melissaari eksimuse eest 7. käsu vastu. Mis on 7. käsk, kas keegi oskab peast öelda ka? See on mingi ära himusta oma abikaasa või naabrinaist või midagi sellist. Igal juhul. Ta oli käinud õlut joomas ühe oma sõbraga Tartu vallas Otsa poes, mida tollal pidas mõrvatud Jüri Kuld. Kuidas see 7. käsk on? Palun selgita. See ei ole oluline praegu. Nii, ja poemees olnud hästi lahke, andnud siis sellele Arnoldile. Barmanid ongi lahked. Andis süüa ka. Vahel annavad. Ja vahepeal siis Kuld hüppas sealt ruumist välja, tuli tagasi ja niimoodi ta edasi tagasi lasi seal. Ja kui ta tagasi tuli, siis üks meestest olnud parasjagu rahasahtli juures ja see rahasahtel oli lahti tõmmatud olnud sellel hetkel. Ja kaupmehe küsimusele, mida te otsite, vastanud too mees, tahtsin võtta õlut rahasahtlist. Täiesti adekvaatne. Ja pärast meeste äraminekut kaupmees heitnud rahulikult puhkama ja öösel kuulnud ta korraga mingisugust kolinat. Läbi une, et ta ei saanud see kõik oli nüüd enne millal? See oli enne, siis kui ta elus oli. Tähendab obviously, jah. Kust kolin kostis, et ta ei saanud aru, onju. Ja ta arvas, et kass kolistab köögis ja heitis uuesti magama. Ma tahtsin lihtsalt selle kõik hästi nõnnult lõpetada. Jaa, sest et kõik need asjad, mis meie kodudes juhtuvad, kui sa kuuled kahtlast kolinat, kui teil ei ole koduloomi, mul on väga-väga kahju. Võtte kasse juurde. Või kasse, koeri, sest et kõik asjad, mis on kahtlased kodus, saab alati siis sellisel juhul panna koduloomade kaela, isegi kui nad magavad rahulikult sinna voodis või voodi kõrval ja kuskilt mujalt kostub raudselt kass. Okei, mul on paar lauset veel. Vara hommikul ärgates läinud ta lambiga kööki kassi vaatama. Olen iga päev lambiga koliki kassi vaatama. Laternaga. Laternaga. Hiire kuningas maganud kotil rahulikult. Poodi minnes näinud Kuld, et aken oli purustatud. Läbi aknavause oli käidud poes ja varastatud ära paberosse, purgi kompvekke ja 30 krooni raha. No see oli see esimene, millega me alustasime. Jah. Ühesõnaga, me jõudsime ringiga tagasi. Me leidsime selle, kes ei olnud mõrvar, aga kes võttis paberosse ja kass ei rünnanud teda. Ma ei tea. Nii, kas me nüüd kiidame Patreone? Kas nüüd on see hetk? Me laivis me ei tee seda. Ei tee, aga teeme selle hetke, mis me tegelikult mõtlesime vist alguses teha. Huvi pärast aitäh kõigile, kes te olete tulnud siia. Aga kes käis ka Pärnus? Tõstke käsi püsti. Ma tõesti tahaks teada palju. Issand jumal. Okei. Oh my god. Okei. Siin on ka veel. Okei. Elagu Pärnu. Aitäh. Näita, mitu lehte sulle on antud lugeja, kuulaja? Palju. Sama palju kui mulle või? Jaa. Jesus, pange siis valmis ennast sellepärast, et siit nüüd hakkab tulema. Ja sealt tuleb ei. Tere, head kikikad. Tere. Nii tore, kui te meile kirjutate. Ärge surustage kikimooride.com. Olen teie ja teie podcastis suur fänn ja on lihtsalt imeline, et keegi ka meie omas keeles ja meie omadest lugudest paranormaalsuse teemadel räägib.
suur aitäh teile suure töö ja vaeva eest. Minu meelest on see ka tore. Ja aitäh teile, et olete meiega. Olen ka oma paranormaalsuse huvilisest isa teie fänniks värvanud ja kuulame teid alati kõlari pealt. Oh my god! See oli minu poolt, kui maal talvepuid või muid töid teeme. Talvepuid sa ei tee tegelikult nagu kogu aeg selles mõttes. Vaene isa tuleb kogu aeg talvepuid tegema. Selles mõttes Elmari asemel talvepuude tegemisega aust olla ei ole nagu halb väljavaade. Siis on alati tore, kui mõni teine pereliige või sugulane juurde astub ja küsib, mis asja te siin kuulate. Eriti tore on ka teie isiklikke jutte, kogemusi ja naeru kuulata. Nagu mu isa mitu korda teie naljade ja naeru peale on nentinud, siis elurõõmu neil kahel küll jagub. Tõesti, tervitused isale. Igatahes nüüd lugude juurde. Üks on minu isiklik kogemus lapsepõlvest, teised 2 on ümberjutustused, aga otseallikast olen vaid vahendaja. Olge samad rõõmsad ja tublid edasi. Lihtsalt L. Niisiis, lugu number 1. Antud lugu juhtus minuga veidi rohkem kui 20 aastat tagasi. Olin siis kas 12 või 13 aastat vana. Kas see on nüüd isa lugu või? Ma arvan, et see on selle kirjutaja lugu. Isa lihtsalt nentis, et meil on elurõõmu. Jätta isa rahule. Ta teeb talvepuid, tal on täiesti küllalt. Olime klassiga ööbimisega väljasõidul, mil veetsime mõned päevad Paganamaal asuvas nüüd endises Krabi koolimajas. Üldiselt oli väga tore. Tegime süüa, mängisime palli, jalutasime poodi ja nii edasi. Ühel õhtul läksime koos õpetajaga umbes poole tunni jalutuskäigu kaugusele ujuma. Tee viis läbi metsa ja järveni jõudes või teisel pool vett oli näha Lätit. Seal oli ka külakiik ja üldse selline mõnus plats olemiseks. See on siuke probleemne kant jah, et sealt võib Lätit näha. Jaa. Lätit näha on alati probleemne. Järgmisel õhtul otsustati jälle järve äärde kõndida. Mina aga teist korda ei viitsinud minna, kuna tee tundus pikk ja mõtlesin pigem voodisse pikali visata, klapid kõrva panna ja oma toona nii uhkest MP3-st muusikat kuulata. Möödus nii tund või 2 ja otsustasin magama minna. Võtsin klapid peast ja püüdsin uinuda, kui tund ei tulnud. Madratsid olime paigutanud spordisaali rõdule, nii et sealt oli vaade sellele samale spordisaalile, kuid uks õue minekuks jäi rõdu alla, nii et selle nägemiseks pidi trepist alla saali minema ja koridori pöörama. Järsku kuulsin neid tulemas. Välisuks avanes. Oli kuulda selget ja tuttavat jutuvada, naeru ja inimeste samme. Jäin siis ootama, et tüdrukud kohe teisele korrusele rõdule tuleks ja räägiks, mida nad tegid, kuid kõik jäi üsna ruttu vaikseks. Mulle juba ei meeldi see. Imelik, mõtlesin ma. Ju siis läksid akna alla kööki hoopis või pöörasid teisele poole koridori ja kuulsin valesti. Kui sa meile kirjutad, siis tõenäoliselt mitte. Läksin alla uurima. Miks sa lähed alla uurima? Vaatasin igale poole, sulgudes, aga liiga kaugele ei julenud, sest enamus majast oli pime ja oli täiesti üksinda. Miks sa üldse lähed, kui sa täiesti üksinda? Sest on uudisima. Mõned on vaparamad kui meie. Jah. Läksin tagasi rõdule ja heitsin pikali. Nii kui pea patja puutus, kuulsin täpselt neid samu helisid. Välisuks käis, jutuvädin, naer paljude inimeste sammudega ja tõstsin pea padjalt ja kuulatasin hoolega. Jälle ei midagi. Seekord olin veendunud, et nad tõesti kindlasti tulid. Läksin uuesti vaatama ja tõesti ei kedagi. Nüüd oli natuke kõhe, aga heitsin jälle pikali. Hetkega naasesid täpselt samad helid. Jesus Christ! Rõhutan siinkohal, et hääled olid kristallselged, kajasid ilusti koridorist otsa avarasse spordisaali ja ma olin iga kord täiesti 100% veendunud, et nüüd nad kindlasti tulid, sest ma ju kuulsin oma kõrvadega ja mitte kuskilt eemalt ja ääri-veeri-ähmaselt täiesti selgelt, kõlavalt, eksimatult. Mitu korda jooksin alla trepi peal, mis on ka nagu, miks sa teed seda endale. Miks mitte, ta ei oleks saanud kirjutada. Ja seda ka, sest olin hoolimata kõikidest luhtunud katsetes kindel, et seekord ju ometi äkki varem ajasin sassi, aga seekord on see ju nii selge. Pärast mitut korda trepile jooksmist ei julgenud ma enam madratsilt püsti tulla. Nii siis tõssin ja langetasin ma vaiduma pead vahetuga. Vahetuga, kuni need helid kordusid 10 ja 10 kordi. Ma oleks siis täiesti otsad andnud selle peale juba. Alati täpselt samamoodi ilma ühegi erandita. Olin täiesti segaduses, hirmul ja arvasin, et ehk hakkan mõistust kaotama või kuulen luulusid. Ainuke viis, kuidas rahu sain, oli siis, kui panin pea madratsi ja padja vahele, nii kõrvad olid kaetud. See muideks on, kuidas mina magan. Mul on küll üks padi ka veel madratsi vahele, aga see on ainuke normaalne viis. Ma olen näinud, kuidas sa nii magad. On ju normaalne viis magamiseks? Ma ei tea. Palun nõustu. Ma ei maga nii, ma ei tea. Siis oli vaikus, aga nii kui padja ära võtsin, algas see häältetsükkel uuesti. Nüüd juba kogu aeg, kui kõrvu teadlikult kinni ei surunud. See käis nagu lindistus, mis tähendab, et see ei ole see ka, vaata see, no mis iganes see meditsiiniline asi on see
Ühesõnaga mingi asi, mille nimi mul meelde ei tule. Kingitus. Tinnitus. Mitte tinnitus. Meditsiinile kingitus. Ei no see, ühesõnaga on mingi asi, mul ei tule. Ühesõnaga algas hääletuslikul uuesti, repiiti peal, tegi mitmeid kordi katseid, kas ikka tõesti saab nii olla, et kuulen neid hääli iga kord, kui peamadratsi ja padja vahelt ära võtan ja iga kord kuulsin. Täpselt ei tea, kaua see niimoodi kestis, aga enamus ajast lamasin ja ootasin nende pikkade venivate minutite möödumist peamiselt kõrvad kinni pigistatult. Ehk iga natukese aja tagant sai uudishimu minust uuesti võitu, et igaks juhuks uuesti proovida, kas nad mitte seekord tõesti ei tulnud. Kurat, see Läti on ikka, nad jäid sinna Lätti. Lõpuks, mis võis kokku kesta nii paar tundi, avasin jälle kõrvad, et endale tuttavat häälte ja sammudega aja kuulata. Ja nagu kellavärk kostusid samad helid. Aga seekord kuulsin tavapärasel algusel lisaks ka tüdrukuid trepist üles tulemas, mis oli mulle selleks hetkeks paras šokk, et see heli jätkus. Kuid õnneks pärast viivut hetke astuski nurga tagant välja mu parim sõbranna. Kui sa oled, mõtle, kui sa oled paar tundi on siin piinatud sellega ja siis järsku nad hakkavad üles tulema. Ja see ei ole su sõbranna. Ei soovi. See oli tohutu, sõnul seletamatu kergendus ja tundsin, et horrorite õhtu on sellega lõppenud. Enda keskis imestasin, et nende tulemise heli, ukse avamine, jutuvadin, naer oligi täpselt identne sellele, mida toonaseks juba 100 kordi kuulnud oli. Issand, äkki see on mingi ajanihe? Ja siis see peaks olema. See on see Patreonide teema meil järgmiseks. Nii. Ära siis kõik ette. Viimane lõik on. Ei julgenud seda lugu kellelegi rääkida alles kui aastaid hiljem oma selle samale parimale sõbrannale. Nüüd oleme temaga suured paranormaalsuse ja kikivaaride fännid ning olen ka uurinud, et selline nähtus, kus heli jääb just aegruumi kinni, on päriselt. See tähendab päriselt paranormaalsuses maailmas olemas. Ehkki ma ei teadnud, et see ka alles juhtumata sündmuse kuulsud toimuda. No vot, ma ütlesin ajanihe, et sa kuuled ikkagi mingit asja nagu ette. Nüüd tuleb isa lugu. Me tahame isa lugu ka, aine. Ja muidugi isa, saad sealt korra ära tulla sealt talvepuude tegemise juurest. Niigi oled näinud palju vaeva. Niisiis, see, juba valetsin. See lugu juhtus mu isaga või õigemini tema sõbraga mu isa korteris. No peaaegu isa korter vähemalt. Ent kuna tegu on siiski viinastunud olekuga, siis tuleks seda võtta terakse saalaga. Nimelt oli mu isal külas 2 tema head sõpra, kellega siis ühel õhtul mu isa Lasnamäe paneelikast koos viina sai võetud. Lasnamäe paneelikat, mu isaga elas, ma ei ole kunagi elanud, aga ma ei tea, miks ma tundsin. Mina olen. No, et Lasnamäe paneelikat, mu isaga elas ka minu vend, kes seal lähedal koolis käis. Mingi hetk, kui viin ja ramm otsa said, oli aeg magama minna. Kuidas on asi, mis minuga kunagi ei juhtu? Viin võib otsa, aga ramm otsa ei saa. See on täielik needus. Mul on vastupidi. Ja sul saab ramm alati otsa, viina jätkub. See on klassika. Dagmar või ükskõik, kes külla tuleb, siis mingi veiniõhtu on siis Heitin esimene, kes vaikselt ära kaob ja magama läheb. Ja mina olen viimane, kes lahkub. Et hoolimata isegi kõik magavad juba, ma ikka istun seal. Viin on. Nii, mu isa läks voodisse, üks tema sõber diivanile, kuid 3. sõber oli juba laua taha vajunud, see oli see Heidi. Keset ööd ärkas köögis maganud sõber üles ning läks uurima, kuhu teised jäid. Oh my god, okei. Koridoris tuli talle vastu noormees, kellelt ta küsis, et kus isa on. Noormees olevat käega toa suunas näidanud, kuid ei öelnud midagi. Tagasi kööki magama minnes. Köögis ma ei maga. Sulgudes mujal vist kohta ei olnud. Ta poissi uuesti ei kohanud. Hommikul küsis seesama sõber, et miks mu isa ei öelnud, et tal poeg ka kodus on. Isa oli segaduses. Mu vend ei olnud see nädalavahetus kodus. Mis või kes, sulgudes, või võib-olla isegi kas seal oli, seda ei osanud keegi 3 seletada. Nii, nüüd on 3. lugu, mis on kõige pikem ja see ei ole kahjuks isaga seotud. Aga ma loen seal teile ikkagi ette. See lugu ei juhtunud küll minuga, vaid tuttavaga, kuid sain loa seda edastada. Muidu ma ei oleks tuge. Lugu tundub peaaegu nii uskumatu, et seda võib esimese hooga pidada linna legendiks. Eriti tahan toonitada käsi südamele, et inimene, kes seda lugu rääkis, on 50ndates eluaastates tõsisemalt sorti Eesti meesterahvas. See peaks nagu usaldust midagi tekitama. 50ndates Vabandust kõikide meeste ees, aga nagu... 50ndates eluaastates tõsisemalt sorti Eesti meesterahvas. Kui nad juba suu avavad, no... Puhas kuld. Raudsaare dialoogid. Niisiis. Kes ei mõtleks kunagi selliseid lugusid välja ning ühtlasi puudub tal ka igasugune süvendatud huvi paranormaalsuse või muu taolise vastu. See tegelikult äratab usaldus küll. Niisiis, saime sõbrannaga seda lugu kuulda suure mangumise tulemusena, kui ühel suveõhtul tünnisaunas istusime koos kõnealuse härra elukaaslasega ja jutuks tulid surmalähedased kogemused, elu pärast surma ja muu selline. The usual girl stuff. No täiesti.
Siis vihjas antud elukaaslane meile, et tema mehel on mitu paranormaalset kogemust, mida ta küll suure suuga ei kuuluta. Seda öeldes ei saanud me muidugi järgi jätta enne, kui ta oma tooli meie tünnile lähemale tõi ja oma kogemusest meie õhinat täis nägudele ette kandis. Siin on see lugu. Istume nüüd kõik mõttes tünnisauna, paneme selle 50-ndates tõsise Eesti mehe siia istuma ja ta hakkab rääkima. Aasta oli siis 1988. Siis kui mina sündisin. Kujutusta nimetame teda Toomaseks. Toomaseks. Oli veel poisike. Ehk siis mitte veel päris täisealine, kuid huvi kangema joogi ja tüdrukute vastu oli tal tekkinud ja leidis ka väljundit. Väga tõsiselt võetav edasi, palun. Jah. Veel pimedal sügisõhtul läksid Toomas ja tema sõbrad, mõned poisid ja paar tüdrukutest tavapärasele õhtul napsutamisele. See tähendas, et kuskilt saadi paar veinipudelit ja tuli leida koht, kust neid ka manustada saaks. Siin Tartus Pirogovi park. Pole probleemi. Toomas oli tuttav, kes oli mingit sorti majahoidja kojamees hoonele, mida praeguse nime all teame kui Sangaste lossi. What the hell? Majahoidja kojamees hoonele, mida tänasel päeval teame kui Sangaste. Ma arvan, et me teame seda Sangaste lossi aastasadu juba, aga okei. Siinkohal on oluline mainida, et toona oli Sangaste loss lihtrahvale lihtsalt üks suur vana hoone, mis oli pigem kehvas seisus ja osaliselt maha jäetud. Tuttavast majahoidja lubas Toomasel seal seltskonnaga rahulikult viibida, kui kõik viisakuse piiridesse ja korda jääb. Eesmärk oli ju siiski vanemate silme alt ära saada ja hea, kui ka katus pea kohal oleks. Täiesti tõsi. Sellepärast on tore, ma just tahan öelda, ma ei tea, mis Roll on, aga Roll tegi Pargi tänavasse selleks kunagi klubi nimega, mis see kohane nimi oli? Variant. Meil oli see koht, kus me saime minna. Alaealisena. Nii. Igatahes mindi siis pimedal sügisõhtul sinna. Istuti, aeti juttu ja joodi veini. Millega pärast on sulgudes, et poisid jõid, tüdrukud olid kained. If you say so, okei. Üks tüdrukutest läks mõne aja pärast WC-sse, mis asus nendega sama korruse koridoris ja mitte kaugel, kus oli maha jäetud Sangaste loss. Tahate öelda, mul see vesi oli sees või? No, äkki oli ämbriga kõrval. Võib-olla. Mõne aja möödudes kuulis ruumi jäänud seltskond pea kohal olevalt korruselt klaverimängu. Hirmust tardununa arvasid nad esialgu, et keegi on veel siin ja üritab neid tahtlikult hirmutada. Klaverimäng kordus aga mitu korda ja lõpuks otsustas Toomas ja üks tema sõpradest, et peavad ikka järgi vaatama, mis seal toimub. Nad jõudsid teise korruse ukse ette, kus klaverimäng kostis, kuid käsi ei tõusnud ust avama, nagu oleks paigale tardunud ja ei saaks kätt tõsta. Muidugi oli ka hirm suur ja klaverimäng kostus nüüd täiesti selgelt ja kõlavalt ukse tagant, kus nad seisid. Kuid Toomase sõnul polnud see hirm, mis neid takistas, vaid lihtsalt seletamatu suutmatus. Kui klaverimäng siis lõpuks lõppes, otsustasid nad, et maksku mis maksab. Nad peavad vaatama, kes seda trikki teeb. Süda sees tagumas avasid nad päriseva käega lõpuks ukse. Nad ei suutnud oma silmi uskuda, kui leidsid eest tolmunud vana klaveri ja mitte ühtegi hingelist. Hämmingus ja segaduses vaatasid nad ruumis ringi, kuid ei kedagi ega midagi. Tagasi alla minnes jutustasid nad nähtust teistele ja koos arutati, et kuidas saab selline asi võimalik olla ja mis võiks olla seletus. Oh my god! Ja ma tahtsingi öelda, et te lähete üles ja teatate selle õnnetu naise vetsu, mis selle tüdruku. Ja siis meenuski kellelegi, et see tüdruk pole ju vetsust tagasi tulnud, kuidagi kaua juba olnud. Ja huvitav teada, kas temagi kuulis midagi. Mitte, et nagu kus sa oled. Mindi siis teda otsima ja mida nad leidsid, ei suuda keegi neist tänapäevani seletada. No, sa lugesid juba ise edasi. Ja siit läheb tegelikult nalli täitsa ära, sest et päästikuhoiatus või ma ei teagi, igal juhul nad leidsid tüdruku küll tualettruumist, kuid surruna. Lihtsalt niisama. Ei mingit märki ühestki vigastusest või millestki, mis võiks mingilegi loogilisele põhjusele viidata. Muidugi olid noorukid šokis ja hirmunud ning panid lossist jooksu. Nad ei läinud vanematele või miilitsele seda seletama, sest kuidas sa seletadki midagi sellist? Kuidas sa tõestad, et nemad ei teinud midagi ja nad saavad sama vähe juhtunust aru kui keegi, kes seal ei olnud? Lisaks olid nad noored ja hirmunud ning pidasid targemaks sellest mitte kellelegi rääkida. Ehkki, kui ma õigesti mäletan, siis mingi anonüümse vihje nad kuhugi siiski tegid, et mitte oma lahkunud sõpra sinna jätta. Issand, kui kurb. Kahjuks ei saanud nad hiljemgi vastuseid, mis võis olla surmapõhjus, kui see üldse selgus, arvestades tollest aega. Omakeskis arutasid nad, et kas see võis olla nende lahkunud sõbranna, kes oma minekust neile klaverimänguga märku andis. Igatahes oleks see mingil moel kaunis seletus sellele traumaatilisele ja õudsele sündmusele. Lisette ei valetanud öeldes, et need on hardcore lood. Vähemalt algus oli naljakas.
algus oli tore, jah. Ma loodan, et sul tuleb võib-olla natuke toredam lõpuga lugu. Ma vahepeal igaks juhus küsin, ega kellelgi ei ole nagu selles mõttes kella peale ära minekut. Sest et me siin sujuvalt sõidame. Me sõidame sujuvalt ajast üle praegu, jah. Aga keegi ei protesteeri, nii et ma siis teen ära selle treki. Armsad kikipallid. Kikipallid. Ei ela enam ammu Eestis ja mu eesti keel hakkab rooste minema, sest peale sugulaste ja ühe sõbra mul eriti eestikeelseid kontakte enam pole. Aga teie jutud ikka aitavad emakeelt elus hoida. Ja lisada uusisõnu. Ja suured tänud selle ja suurepärase meelelahutuse eest. Ja vabandan, kui kiri pole kõige ilusamas vormis, sest nagu mainitud, on mul eesti keel pisut ära vajunud. Lõpetage need vabandused, kui te meile kirjutage, siis ärge mitte kunagi vabandage. Kõik on hästi. Käin ikka vähemalt korra aastas kodumaal külas. Nii tegin ka paar aastat tagasi ja võtsin tolle aja tüdruksõbra Saksamaalt kaasa. Ma pean ütlema, et ma tegelikult lugesin seda lugu enne. Sa ütlesid, et sa ei ole midagi lugenud. Tegelikult ma enda lugu, seda enda kuulaja saadetud lugu natukene lugesin. Ja päriselt see on midagi siukest, mida meil ei ole varem saadetud. Kas see nüüd on päästikuhoiatus? Ei ole vist tegelikult, nagu siin ei ole nagu selles mõttes. Igal juhul praegu on oluline meelde jätta, et tal oli tüdruksõber Saksamaalt Eestis külas. Olgu. Nii. Tallinna vana linnahall on mulle eriline koht, sest veetsin seal nooruspõlves palju aega hea sõbraga, kes mitu aastat tagasi kahjuks suri. Temast, ehk pigem tema vaimust, on minu teine lugu, aga kõigepealt esimene. Oli septembri lõpune hilisõhtu ja seega ilm suht jahe ja vihmane. Päike oli juba taevast kadunud. Läksin mainitud tüdruksõbraga linnahalli vaatama. Mitu korda sa teinud oled seda? Oi, kümneid. Ma ei ole ühtegi. Tahtsin talle näidata seda minu hingele lähedast kohta. Tal oli päris korralik ja kallis fotokaamera kaasas, aga kuna tuli kerget vihma, pani ta selle jope alla veitu. Sellega ta nägi pisut rase välja. Sulgudes hüüumärgiga, see on tähtis detail. Olime kõrgemail platvormil ja hakkasime trepist alla minema, kui meile tuli vastu üks noormees, kes pomises midagi enda nina ette. Me ei teinud temast välja, kuni ta minult küsis, kas ma saaksin talle pisut raha anda. Kuna olen ise kodutu olnud, ei saa ma kunagi ei öelda. No my God. Side note ja sellest vast tulebki varem või hiljem ka minu pankrot. Sel ajal, kui rahakoti välja kraamisin, seisis mees minu kõrval ja minu tüdruk meie vastas. Ta küsis ka, kust tüdruk tuleb ja kui vastasin, et Saksamaalt, küsis Haben Kinder. Nii, on lapsi? Ja. Meie selle peale lihtsalt itsitasime ega suutnud midagi vastata. Kookisin 1-2 euroseid münte välja ega pannud tähele, mida mees tegi. Ühel hetkel tundsin, kuidas mees oma küünarnukki minu õlale toetas ja küsis, mis seal on, näidates rahakoti pangatähtede sahtlile. Siin pean mainima, et mul oli hunnik sularaha kaasas. Vanaemale umbes 300 eurot. Vanaemale 300, tähendab, mitte et vanaema oleks väärt 300 eurot, aga sa lähed linnahalli katusele 300 euro sularahaga. See on juba, sa kutsud ja sakslasest turistist. Kallis kaamera. Mina nii palju ei tahtnud anda ja vastasin lihtsalt, et need on paberid. Mis on tegelikult tõsi? Tšekid. Raamatupidaja tahab ju. Kui vaatasin tüdruksõbra poole, oli too kahvatu nagu lumi. Mina ei mõistnud veel, mis pärast. Järsku mees viskas käega ja ütles lihtsalt, head õhtut noored. Ja alles siis, kui ma talle hüvasti jätmiseks käe andsin, otsa vaatasin, nägin, et tal oli käes korralik relv ja sõrm oli päästikul. Mida actual? Ei! Hakkasime kiirel sammul trepist alla minema ja kogu 150 meetrit või vähemalt tundus nii viimasel platvormil tänava poole jahmides oli mu ainus mõte peas, et ehk ta nüüd tulistab ikkagi meile. Oota, nad läksid samas suunas ka veel või? Oh my God. Ei tulistanud. Põgenesime kruiisisadamasse. Oh my God.
Pärast pisut rahunemist panime koos juhtunu pildi kokku. Mees oli võtnud relva välja suht vestluse algul ja justkui poseerinud sellega, et ähvardada. Kuna vestlus mehega oli olnud sõbralik ja viisakas, arvas tüdruksõber alguses, kuna ta ju eesti keelest aru ei saa, et ma tahan relva osta. Kujutad ette, sa tuled Saksamaalt Eestisse mingi kuti juurde. Te olete koos linnahalli katusele. Sest et kutt tahab relva osta. Aga pole igaks just kaamerasi alla, et sa need lase välja natuke turvalisem. Eriti sellepärast, et mina ise olin ka täitsa rahulik, kuna ma ju seda relva tähele ei pannud. Meie arvame, et mees arvas, et tüdruk on rase, eriti selle veidra küsimuse pärast ja mainitud kaamera jope alla andis petva velimuse. Ehk ta sellepärast meil minna lubaski, et mõtles vaat noor paar lapse ootel ja nii edasi. Mina usun, et mu surnud sõbra vaimul olid selleks sõrmed mängus, kuna nii palju õnnelikke juhuseid ei saa ju olla. Tüdruksõber oli alati pigem skeptiline minu teooria osas, aga igatahes oli see talle kahjuks või õnneks ikka seiklusrikas esimene õhtu minu kodulinnas. Sõrmu isegi selle peale. No ütleme siis jah, õnneks või kahjuks tore seiklusrikas. Kas te tahate teist lugu ka või? No, mina küll tahaks. Pole vara. See väga pikk ei ole, aga panen siia super suure päästiku hoiatuse. Oh my god, et juttu tuleb. See päästik oli enne seal juba, aga ei, selles mõttes, et siiamaani ma ei jõudnud ise ka. Juttu tuleb narkootikumidest, alkoholist ja sellest põhjustatud surmast. Vähemalt ma lohutuseks ütlen, et meil saab vist selles Otepää ja Tondiahis saab päris palju nälja. Jaa, seal me naerame kahtlaselt palju. Ja me tegelikult vist ei ütle välja, et me oleme Otepääl, nii et ärge siis kuskil. Ja see on tegelikult. Jah, Lõuna-Eesti. Ladina-Eestis. Ladina-Eestis. See on päris kõva vihje tegelikult, kes teab. Jah. Nii, okei. Päästikuimetus. Mul oli juba noorest saati olnud palju kokkupuutumist narkootikumide ja kriminaalsete gängidega. Minu sõber tol ajal oli raskelt heroiinisõltuvuses ja mina pigem alkoholi ja teiste narkotside augus. Oh my god. Üks kohutav päev ma leidsin ta üledoosi tõttu surnult elutoa nurgast. Issand jumal küll. Teen siin fast forward umbes 1 või 1,5 aastat. Pärast sõbra surma tahtsin sellest narko- ja alkoholi rabast välja pääseda. Käisin paljudes programmides rehabilitatsioonis ja nii edasi. Olin peaaegu clean, ainult alkoholika näris edasi mu elusse. Üks õhtu oli mingi asi juhtunud. Ei mäleta enam täpselt mis ja ma hakkasin jooma. Jõin ikka väga palju. Kogu koduvara kanget oli otsa saanud. Läksin välja, et poest veel osta. Ei tea kuidas, aga kuidagi moodi ma sealt poest oma viinad kätte sain. Siis juhtus asi, mis mul kogu selles mälukaoses on siiamaani väga selgelt meeles. Ma ei tea, kas ma tahan edasi lugeda ausatades. Ma kahtlustan, et siin tuleb surnud sõber appi nagu eelmine kord. Okei, läksin. Vast pigem vankusin keset teed ja äkki nägin paar meetrit enda ees tuttavat kuju seismas. See oli minu surnud sõber. Ta nägi välja täpselt nagu oma surmapäeval. Ma kohkusin nii väga, et pillasin kotti viinadega, nii et lõin kõik puruks. No võt, sõber tuli appi. Järgmine mälestus on mul haiglast. Viinamürgitus. Kus mulle seletatakse, et mul oli kohutav alkoholimürgitus ja kui ma ainult pisut rohkem oleks joonud, oleksingi ära surnud. Ei tea, kas see viirastus minu sõbrast oli lihtsalt väga häiritud tajumised, aga mina tahan küll uskuda, et tema päästis minu elu. Tänaseks olen juba mitu aastat alkoholivaba ja juhendan ise eneseabigruppi noorte eks-tarbijatele. Tubli. Palun, olge ettevaatlikud igasuguste narkootikumide ja käpsis eriti alkoholiga. Meeldib, kui palju ma tegin viinanalja siin enne. Aga lõpetasi kiri ära. Sellest on juba nii palju inimesi hukkunud, noori kui vanu. Kui kasutate, kasutage teadlikult ja hoidke silma peal sõltuvusele viitavatele sümptomitele. Väga tark. Olge edasi toredad ja nunnud. Love you much. Suured kallid teie true kuulaja. Ja minu meelest me peaksime siin tegema aplausi nüüd mitte sellele, et meil sai nüüd kirjade lugemise osa läbi, aga täpselt sellele, muidugi kõikidele, kes meile kirjad saatsid, aga sellele viimasele inimesele eriti, kes on tulnud välja sellisest august ja teeb nii tänuväärset asja, et ta aitab kõiki teisi, kes on hädas ja ma arvan, et see on tore lõpp. Ja siis me läheme edasi Tondiahiga, aga aitäh teile ja see aplaus on siis sulle, armas kuuleja. Aitäh teile.